Sel aastal olin kõige lähemal surmale, mis me elus olnud. Tean, väga vahva lugu. Me olime sõpradega Taanis. Ma ei ole varem elus Taanis käinud. Ma olen alati arvanud, et Taani on nagu Põhjamaad. Tead, kuidas see Soome, Rootsi, kuidas kõik on probleem, on ju? Kuidas nad räägivad niimoodi, nagu oleks kogu aeg siuke peenikene sitada, vaata. Et nagu minema veel ei pea, aga juba häirib. Ja mina arvasin, et Taani on samasugune, aga ei ole. Taani ei ole nagu Põhjamaad, Taani on nagu madalmaad nagu Holland. Neil on suva, ei ole väga palju reegleid. Soovid, tee ise, sina ise vastutad, ise kurat vastutad. Aga mulle ei sobi see, ma tahan, et keegi teine muretseks mu pärast. Aga reaalselt seal ei ole reegleid. Tahad metroos viina juua, aga palun joo metroos viina, ju sul on põhjus. No. Tahad Kopenhaageni kesklinnas, tänaval, turuplatsil avalikult narkootikume osta, aga palun osta. Nagu päriselt. Soovitan guugeldada sellist kohta nagu Kristjaania ja võib-olla ka külastada. Ja igal juhul üks päev Taanis otsustasime, et mis täna teeme, ostame hästi palju alkoholi, rendime paadi ja lähme kanali peale jooma. Mis on nagu juba nii loll, kuradi parmu mõtlemine, nagu kuiva maa peal on juba ohtlik juua, miks meil uppumise ohtu juurde vaja on? Igal juhul läksime järgmine päev paadi ja mul oli 2 suurt kilekotitäit alkoholi ja ma kõnnin nendega sinna paadi poole ja minu peas on see, et kurat, et äkki nad ei annagi meile seda paati, vaata. Siuke väike lootus, et äkki nad näevad mind selle 2 kilekotiga, see kuradi lollid olete peast, mida sa nalja teed, vaata. Ja jõudsime 2 suure alkoholi kilekotiga sinna ja see tütarlaps, kes neid paate rentis, vaatas mind, vaatas neid kilekotte ja ütles, et teil tuleb suurepärane päev. Ja kogu see juhiste protsess oli minu jaoks nagu liiga pinna peal, lihtsalt siin on paat, siin on kuradi gaas, siin on kaart, kaduge sinna, on ju. Nagu ei reaalselt, kui me küsisime, kus päästevestid on, see tütarlaps tegi aga nagu mulle ei sobi, ma tahan seda Viljandi paadimeest, et kes hoiab meid viimase hetkeni kinni, kui kurat kõik vestid selga. Näeb mu pilgust ära, et ma olen lollakas, paneb minu oma ise ja umbsõlmega. Kuradi, vend seob mulle päästevesti nagu hullu särgi selja taha kokku, see on su enda turvalisus, ma siplen täiega vastu, pärast ulbin, seal kurat oligi minu turvalisus. Aga igal juhul läksime sõitma, esimese hooga tõesti võrratu kogemus. Vaikselt kulgeme, väike kanal, rahulik, vaatame maju, naudime ilma, tõesti kena. Tegime väikse pöörde ja jõudsime kuskile silla alla ja sealt silla alt paistis reaalselt avameri. Nagu sõjalaevad, kaubalaevad. Ja meil on nagu see, et me ei tohi ju sinna minna. Nagu ilmselgelt me ei tohi sinna minna. Ja vaatame oma kaardi pealt, seal silla juures ongi väikselt midagi kirjas. Ja seal on kirjas, et mis sa passid kusik oled või? Aga me tükk aeg ukerdasime silla all, et kas lämme või ei lähe. Mingi hetk sealt kõrvalt kalda pealt üks kohalik tüüp lehvitab meile, hüüab, ja sorry, ma olin 3 päeva, ma ei õppinud keelt ära nagu. Ja tüüp paneb nagu ja meil on nagu aga nagu pane mingis rahvusvahelisemas või mis nagu. Ja siis, mis ta siis hüüdis meil inglise keeles niimoodi, et mu sõber Tuuker on teie all. Aga nagu veits vale emotsioon või? Ma rapin su sõpra kuradi päramootoriga, sa oled nagu see peaks olema ju vähemalt Igal juhul läksime sinna suure vee peale sõitma, täitsa äge, saab juba gaasi anda värki, sõidame. Ja tore oli, kuni esimene suurem laev läks meist mingi 30 meetri kauguselt mööda, kui esimene laine ära käi, siis saime aru, et okei, me tõesti ei pea siin olema. Ja ega midagi koju tagasi on ju. Meie kanali ots paistis, siin oli mingi 100 meetrit, lihtsalt meil on vaja sinna jõuda ja veedame seal oma päeva toredasti ära. Sõidame sinna poole ja kuskil poolel teel tagasi oma kanalisse lihtsalt kuuleme selja tagasi, kui kurja kuulutav.
ja tead see, kus sa ei taha vaadata. Sest seni, kuni ma pole vaatanud seda probleemi, tehniliselt ei eksisteeri, on ju. Ja reaalselt nagu seal oligi kõige suurem asi, mis ma elus näinud olen. Täiskäiguga meie poole ja laseb pasunat ja lihtsalt hüüab, mul on peatee. Nagu... Arvad vä? Nagu... Sa oled Titanic ja ma olen avokaado koorega, nagu jah, sul on peatee, aga on sul ka pidurid või midagi vaata. Ega midagi, lihtsalt eest ära on ju, parem vasak, lihtne. Ja meie juht tundis, et nüüd oleks tegelikult kõige optimaalsem hetk paanikahooks. Ja ta hakkas lihtsalt ümber oma teljetiire tegema. Ja... üks Iiri perekond, kellega me olime koos sõitnud, niimoodi tõmbasid kõrvale ja ma reaalselt kuulsin, kuidas see mees ütles oma naisele meid vaadates niimoodi, et issand, et nad ikkagi rendivad taunidele paate. Ja see lause ehitus ütleb mulle, et neil oli enne olnud arutelu huvitav, kas nad rendivad. Ja nüüd elu ise serveeris vastuse, Aga miks ma tean, et me olime surmale väga lähedal, on see, et mingi hetk me nägime, kuidas inimesed, kes kalda pealt bussipeatusest olid nagu jälginud meid rahulikult, mingi hetk nad hakkasid taskust niimoodi. Ja me saime aru, et pahandus on eriti suur, kui nende buss tuli ja kõigil oli see, et nope, see on tähtsam.